Tere! Mina olen Anu Tartu Linnaraamatukogu laste ja noorte osakonnast. Taas on saabunud kevad ning taas on välja valitud Tartu lapsepõlve auhinna nominendid. Võitja kuulutatakse traditsiooniliselt välja 23. aprillil raamatu ja roosi päeval, aga enne seda on meil võimalus tutvustada teile kõiki nominente. Tänane raamat on Hasso Krull, Kiisuke ja veeuputus. Kaunid pildid on sellele raamatule joonistanud juba päris tuntud kunstnik Marja-Liisa Plats. See on nüüd selline kaunis pildiraamat, kust väga palju ette lugeda ei saagi, sest muidu saabki juba terve raamat läbi loetud. Aga siiski tutvustuseks mõned read. Paksus metsas elas Kiisuke. Tal oli seal oma maja. Maja oli kõrgel puu otsas. Majal oli 2 akent, üks ida, teine lääne poole. Hommikul vaatas Kiisuke idapoolsest aknast, kuidas päike tõuseb. Õhtul vaatas ta läänepoolsest aknast, kuidas päike loojub. Ühel hommikul vaatas Kiisuke, kuidas päike tõuseb. Äkki kuulis ta akna alt röhatust. Kiisuke vaatas alla ja nägi, et seal seisab metssiga ja vaatab üles. Tere hommikust, ütles metssiga. Kas sa tead, Kiisuke, mis päev täna on? Kiisuke jäi mõttesse. Minul on täna vist 3. päev, aga sinul? Kas sinul on juba 4. päev? Ühmas metssiga. Sel pole tähtsust. Võib-olla 4. päev, võib-olla teisipäev. Võib-olla, jah, tulin sulle ütlema, et täna on eriline päev. Täna algab suur veeuputus. Ja siit hakkabki seiklus. Sest Kiisuke arvab, et tema maja on nii kõrgel puu otsas, et teda ei ohusta miski. Kuid siiski selgub, et see veeuputus on üks päris tõsine asi. Žürii esindaja Tiia Künnusser on selle raamatu kohta kirjutanud nii. Metsas elab väike Kiisuke. Tal on puu otsas maja, kus ta vaatab multikaid ja paneb kokku puslesid. Ühel hommikul ilmub Kiisukese akna taha aga metssiga ja toob ehmatava teate. On tulemas suur veeuputus. Kiisuke ja veeuputus on piibli noalaeva müüdile tuginev lastepärane jutustus kaasaegses võtmes, mis vihjab õrnalt ka maailma praegusele olukorrale. Ilusas keeles kirjutatud raamatus on helgust ja tabamatut huumorit, mis teeb lugemise mõnusaks nii väikelapsele kui ka täiskasvanule. Illustratsioonide meeleolu haakub tekstiga suurepäraselt. Ei jää üle muud, kui ühineda kiitusega kaunitele piltidele. Võtke ja vaadake koos suured ja väiksed, uurige ja arutage asju.